Raime Reeda 10 kopikat. Raime Reeda 10 kopikat. Raskelt ja härgamisi ajas ta enese üles. Ta ei ajanudki ennast üles. Ta nihkus ainult asemelt ja pööras ringi. Pikkamisi, väga pikkamisi. Nõnda sama aeglaselt nagu tuuleveski pea ennast pöörab, kui mölder tiivad tuulde sõtkub. Iga tema liikumine oli veniv, raske ja rahulik, nagu ei olekski tal elu sees, nagu ei voolakski tema soontes veri, vaid ainult tasa ja pikkamisi Jumala rahu. Ta nõretas rahust. Tema nägu ja keha, terve tema ümbrus nõretas sellest. Kõik oli nii rõhuv, lasuv ja tuletas mägesid meelde, mis asemelt ei liigu. Raskelt rippusid tema põsed, tema lõug. Raskelt rippus ihu tema luude ümber. Raske ja rõhuv oli vana, mustanahaga üle kaetud kirjutuslaud tema ees. Rasked raamatud rõhusid lauda. Rasked olid vanamoodi vasksed küünlajalad laua peal. Raske oli ka suur, tinast valatud tindipott lühtrite vahel. Raske ja lasuv oli isegi vana rohelistest pottkividest ahitoa nurgas, mille kapis suur, kõhukas ja paks pudel konutas. Selle pudeli kohta läksid kihelkonna inimeste arvamised lahku. Ühed arvasid tema ligunevaid kirsimarju täis olevat, teised ütlesid seal seisvad kiriku viina tagavara käepärast. Mõlemad arvamised olid ekslikud. Pudelis oli ainult tint. Must vedelik pidi soojas kohas tindipulbri seest enam ja enam musta välja imema. Raskelt rõhus ülevalt ka madala lae, jämedate aampalkide tiherida, nagu nendega 100 aasta eest tagasi hoonete lagesid toetati. 100 aastat oli tuba, olid toariistad vanad, sest kirik on alal hoidlik. Aga 200 aastat ja enam oli selle mehe sugu siin kiriku peal asunud, kes ennast nüüd, nagu öeldud, raskelt ja härgamisi istme peal ringi keeras. Ta ulatas käega selja tagant kapist, kallist puust kastikest võtma, mis ära nipitud sigariitipukesi nagu herneid täis oli. Siis võttis ta laua pealt piibu ja hakkas kastikese sees sigarit. Sample complete. Ready to continue?